Mina olen Alice ja see on Tesla ja meie oleme endiselt puhas kaos. Ja Karl on ka kuskil siin samas. Tema videost välja ja ärge muretsege. Aga ma mõtlesin, ma teen jälle midagi, mis mulle väga teha meeldib. Ehk siis enda elu näidata ja sisu luua. Ma olen viimasel ajal näinud hästi palju ringi liikumas videos ja hobikärudest ja kõigest sellisest, kuhu siis pannakse kõik enda hobidega seonduvad asjad, siis lugemine, värvimine, heegeldamine, kudumine, no mida iganes keegi hobina tahab. Ja ma tahan endale ka sellist teha. Ma näitan teile ka inspopikke. Need on siis siin. Ühesõnaga, siuke ratastel käru, tavaliselt 3 sahtliga ja siis on see hästi cute'iks tehtud. Ja ma mõtlesin, ma tahan endale ka teha seda, seega otsustasin, me lähme täna Tallinnasse. Eriti, kuna ma olen selline inimene, kes vaatab online'is kõik asjad ette ära, aga tahab neid koha peal katseda. Ja ma ei saa enne endale tellida, ma pean minema vaatama seda käru. Aga ühesõnaga, teeme täna ühe vinge hobikäru täna homme. Ilmselt me täna valmis ei uuesti veel teha. Aga hakkame pihta siis. Nii, me tegime ühe vahepeatuse, sorry, praegu ei ole telefonil mikrit, aga tegime siis Olerexis peatuse. Ilmastiku olud on mega Tallinnasse sõita, nagu väga lund on jõhkralt. Hea päev on ja. Libe on. Tuul on. Karl näeb täiega vaeva, et tee üle 90 ei saa sõita. Ja kõige hullem on see, et ma hakkasin õnnetusi siis tee peal kauntima, ehk siis siiamaani on kaks õnnetust olnud, üks rikka oli kraavis ja üks buss oli täiesti puruks. Ja päris ulme, aga ajaliselt on päris okei. Aga täiega närveavad need inimesed, kes isegi sellise jõhkra ilmaga möödasõite teevad ja enda elu ohtu panevad. Ma saan aru, et Tallinna maanteel on 90 lubatud, aga kui see ilmastik on selline ja sa ei saa 90 sõita, siis ei saa lihtsalt ja nii ongi. Ja ikkagi inimesed teevad rekkadest mööda sõita, meist mööda sõita. Nagu kurb on vaadata, sest järgmisel hetkel ongi nad võib-olla kraavis ja või panevad meie elu ohtu või kellegi teise elu ohtu ja see ei ole nagu... Täpselt, see ei ole nagu normaalne. Aga kohvi. Kohvi ja sõidame edasi. Nii, ühesõnaga, me oleme Ikeas, me oleme nüüd söömas, ma räägin natuke vaiksemalt, sest siin on rahvast kõrval, aga üks põnev fakt või mitte fakt, ma isegi ei ole kontrollinud seda, aga ma nägin ühes videos, kus räägiti Ikeast ja siis räägiti ka seda, miks siin see söömise osa on tehtud või odavad toidud on see, et tänu sellele, et kui inimesed saavad siin süüa, siis inimesed on õnnelikumad. Nad õnnelikumana ostavad rohkem asju ja lisaks sellele nad veedavad siis poes kauem aega, nii et see on väga huvitav teadmine. Aga me ka sõime nüüd. Me sõime ikka oma lihapalle, nagu ikka klassikaliselt. Me armastame neid lihapalle. Täna tundus ports väiksem, võib-olla on kõhud liiga tühjad. Eks seda teab. Ja siis ma võtsin siin makroonid täna, mida ma pole varem näinud. Ühesõnaga. Ja siis mul on kindel plaan, mida ma siit kindlasti osta tahan täna. Selleks on siis ratastel see käru, hobikäru nii-öelda 3 riiuliga. Siis me mõtlesime, et me tahaksime veel osta riidenagi, koridori, riidepuud, riidenagi, midagi sellist. Aga vaatame lõpuks palju asjadega ma siit välja lähme, sest ma arvan, et mõnigi lisaasi tuleb siit juurde. Nii kaua, kui ma siin olen, siis ma võin rääkida veel teile mõned faktid. Oodan ampsu. Ühesõnaga, teine fakt, mida ma sealt videos kuulsin, oli see, et kui tavaliselt tehakse toode valmis,
siis pannakse tootele hind vastavalt sellele. Siis IKEA-l peaks olema see süsteem vastupidi, et nad saaks nii odavalt oma asju müüa. Nad kõigepealt mõtlevad hinna ja siis üritavad asja teha selle hinna väärtuses ja selle asja tegemine võtaks nii palju. Näiteks selle 1 eurose lambipirni tegemine. Nad kõigepealt mõtlesid, et nad tahaks teha 1 eurose lambipirni ja siis alles tegid selle teoks. Ja väga huvitav mõte siit. Nii, ühesõnaga. Teine fakt on see, et IKEA kõige suurem tulu ei tule mitte nende mööblist, mida nad müüvad, vaid nendest pisikestest, nendest odavatest 2, 3, 4 eurostest kuni 10 eurostest asjadest, mida sa lihtsalt haarad iga kord, kui sa IKEA-sse tuled, sest keegi ei lähe tühjade kätega tavaliselt siin minema. Ja sellest tuleb selle video järgi, mida ma vaatasin, nende 60% tulust. Jõudsime Tallinnast tagasi lõpuks. Kell on 9:30 ja me oleme mega väsinud, mega raske oli käia. Aga me käisime IKEA-s ära, me ostsime sealt siis selle käru, ostsime endale selle riidepuu, siis ostsime veel muud ninni sealt, paar lillepetti ja ühe lille või taime tähendab. Ja siis peale seda käisime Ülemiste keskuses, seal on see uus pood avatud DRM sidekriips LND, ehk siis mina kutsun Dreamlandiks seda, ma ei tea, kuidas seda õieti nimetatakse. Aga suht mõtet ostu tegin seal, aga siiski sain ise teha ja Karl lubas mulle, tegi kingituseks siis uued telefonikaaned, mida ma sain ise siis koostada. Sest need on sellised. Täiega näinud. Iga asi siin peal on siis midagi, mis mulle meeldib. Näiteks Coffee First, I Love Dogs, magus, jääkohvi, siis A Little Dramatic, Nunnu Mõmmi, Princess ja siis selle keti peal on A-täht siis ehk minu nimetäht, kohe nüüd ja nii edasi. Peale seda oli näinud TikTokis, et Tallinnas avati üks uus söögikoht, mis on siis Söö palju tahad ja see on siis Mustamäe keskuses. Otsustasin, et me lähme sinna sööma. Ma ka uurisin või olin näinud varem, et seal on hinnad siuke 13 € inimene söögikord, aga mis tuli välja, et see sõltub päevast ja toiduvalikust. Ja siis, kui me sinna läksime, siis hind oli 25 € inimene. Mõtlesime, et mis seal ikka, et kui me juba seal oleme, et siis ikkagi sööme sealt. Toidud olid väga head, palju sushit, head sushit, muud toidud olid ka suhteliselt head. Lahe oli see, et teenindajad olid ka enamus Aasiast pärit, väga lahe mulje oli seal ja väga ilus oli ka seal. Teenindajad rääkisid siis inglise keeles, mis oli ka huvitav. Ja peale seda kuju, kõht sai muidugi väga täis, teeolud olid ikka väga halvad. Õnnetuste arv ühesõnaga oli siis kokku 3, mida me nägime. Et õnneks sellega see piirdus, aga vahepeal nüüd õhtul tagasi sõitis ikkagi niimoodi, et mitte midagi näinud vahepeal. Täiesti null nähtavus. Ja siis selline huvitav lugu, et Imavere ristis, on see Imavere? Kurvis. Imavere kurvis. Tegi kiiruskaamera mees pilti ja me sõitsime samal ajal 56 kilomeetrit tunnis. Ehk siis ma ei tea, kas ta teeb trahvi, et me sõidame liiga aeglaselt või mis toimub. Eks ma näe siis, kui trahv kohale jõuab, aga väga-väga huvitav, kas keegi teab, miks ta sihukest pilti teeb sellise kiiruse pealt. See oleks ainulaadne, kui me saame nii väikse sõidukiiruse eest trahvi. Aga homme paneme siis selle hobi korvi kokku. Täna enam ei viitsi, täna tahaks magada end.
nii, lõpuks sai siis mul see käru valmis. Selline ta siis tuli välja. Ma olen ise väga õnnelik ja väga rahul. Siia said siis lugemisasjad, maiustused, pliiatsid, värviraamatud, üles heegeldamine ja Polaroid kaamera, väike taimeke, lõhnaküünal, kõrvaklapid. Ma loodan, et teile meeldis näha, kuidas ma valmistan endale hobikäru. Ma loodan, et teile meeldis see video ja et te saite ise siit võib-olla natuke inspiratsiooni, kes tahab endale ka hobikäru teha. Käru on siis IKEA-st, nagu ma juba varem ütlesin. Maksis ta kõigest 30 eurot äkki. Väiksed lisasahtlid said siia juurde ostetud. Aga ma olen näinud, et neid on hästi palju erinevaid lugemis, joonistamis ja nii edasi kärus ja mina tegin lihtsalt kõigi kombinatsiooni. Kui teile meeldis see video, siis võite ikkagi subscribe ida, like ida, kommenteerida, kas teil endal on selliseid kärusi, mida teie oleksite siia kärusse pannud. Nii et näeme järgmises videos. Tšau! Alusta sellega. Keegi helistab. Ma olen suht ust välja ka. Aga peale seda ma guugeldasin, et Tallinnas või vaatasin, et Tallinnas. Peale seda ma jälle seal IKEA-s tundus see nii väike onju. Siin tundub ikka päris suur.